pärastlõunat, kätte on jõudnud väga oodatud ja kardetud hetk minu poolt, milleks on siis haiglakoti pakkimise video, sellepärast et mul on tunne, et see hetk, kui ma panen oma koti kokku, muutub äärmiselt reaalseks see, et ma pean natukese aja pärast pressima enda seest välja ühe päris inimese. Nagu my mind is blown, kuidas on võimalik, et inimesed seda teevad. Aga kuna me käisime just arsti juures ja arst ütles, et no näed, pisikene on ilusasti allapoole liikunud, et tema on juba stardivalmis, siis mulle jõudis kohale, et mina ei ole stardivalmis, mul ei ole isegi haiglakotti koos, nii et nüüd on see hetk, kus me võtame ja teeme selle ära. Ma natukene lükkasin seda edasi, mul ammu juba äpid ütlesid, et on aeg ära pakkida asjad. Aga mulle tundub see suhteliselt mahukas töö. Esmalt sellepärast, et ma olen esimest korda haiglasse mineja, mis tähendab, et ega ma väga ju ei tea, mida mul võib vaja minna või mida mul ei lähe vaja. Ja ma olen pigem selline inimene, kes haigla olukordades kohe kindlasti tahab olla üle pakkinud, sellepärast, et ma ei taha kedagi segada, ma ei taha kedagi tülitada, ma tahan, et mul oleks endal kõik vajalikud asjad olemas. Et ma arvan, et mida te siin videos näete, et siis te võite arvestada, et see on nagu haiglakoti ülepakkimise video põhimõtteliselt, aga ma võtsin aluseks Baby Louvie haiglakoti pakkimise nimekirja ja panin siis sinna mõningad asjad juurde, mis ma tunnen, et mulle endale võiks meeldida või mida ma võiksin tahta, nii et täna me pakime ära mitte ainult minu koti, vaid me pakime ära ka Peepsukoti ja lisaks Peepsukotile ma arvan, et me mõningad asjad viskame ka Peikakotti, sellepärast et tema on tehnika ja snäkkidest kohe kindlasti vastutav sünnituse ajal, nii et need asjad ma panen sinna ära. Aga hakkame otsast minema. Kõige esimese asjana siis dokumendid ehk et ID-kaart, rasedakaart, verekaart siin sees ja ma panin siia vahele ka enda sünnitusplaani ehk siis, et ideaalses maailmas, millised oleksid minu soovid seoses valuvaigistitega, inimestega ruumis ja nii edasi. Kui te tahate teada, milline mu sünnitusplaan on või mis ma sinna kirjutasin, võite märku anda, hea meelega teen selle kohta ka video. Eriti hea oleks muidugi võrrelda, et milline oli mu sünnitusplaan ja milline oli siis sünnituse reaalsus, sellepärast et sünnitus vist on üks asi, mille jaoks ei ole võimalik mitte kuskilt otsast lihtsalt planeerida. See läheb nii, nagu ta läheb. Aga kõige esimene asi siis dokumendid. Järgmiseks on mu esimene hügieenitarvete kotikene, kus on sellised üldisemad asjad. By the way, see kotikene Amazonist, washbag, best purchase ever. Nagu mul on mingi 6 tükki ja ma kasutan neid kogu aeg. Aga siin sees on mul siis generic asjad ehk siis dušikeel, pisikene, nupsikukene, siis šampoon, otse loomulikult, siis Laureni kehakreem, mis on kõige parem, kõige niisutavam kreem üldse, millega ma kokku olen puutunud. Ja samal teemal on kohe mul ka, see ei ole hügieeniline huulepulk, sest see on põhimõtteliselt kõige jaoks, seda kasutab mu sõbranna, toob seda kogu aeg Austraaliast, aga ta on kuivade huulte vastu mega hea ja mul ämmakas ütles, et tõenäoliselt sünnituse ajal, kuna sa teed väga palju siis suunurgad lähevad kuivaks, huuled lähevad kuivaks, nii et ma selle võtan kindlasti kaasa, sest ma tean, et see aitab väga hästi. Siis näopesukeelikene, siis hambari, hambapasta, nii nagu ikka. Ja viimase asjana siin generic kotis on mul siis kamm koos patsikummidega ja kammi ma võtsin kaasa ka selle eesmärgiga, et kui tuhude ajal läheb natukene liiga hulluks, siis TikTokis öeldakse, et suru lihtsalt kammi ja natukene see tõmbab siis seda valuaistingut mujale kui alakõhupiirkonda, nii et ma kindlasti katsetan seda ka tuhude manageerimise vahendina. Hügieenitarvete kotike number 2, mis on siis mõeldud alumisele piirkonnale pärast sünnitust ja siia ma olen siis pannud kõik sellised asjad, mis loodetavasti muudavad natukene elu paremaks ja vähem valusaks. Kõige esimese asjana vaatab mul siit vastu siuke külmakotike, mille sa paned siis külmkappi ja ta läheb mõnusalt jahedaks ja siis sa saad endale ilusasti selle alla panna, et natukene valu leevendada. Ja samal teemal on mul kohe siin ka silver spray'd ehk et sõbrannal jäi üle, nii et ta andis mulle siis, et ma saaksin kasutada neid, et pidid olema lifesaverid. Ja siis otse loomulikult on meil vaja suuri, mugavaid, mõnusaid püksikukesi, millega seal ringi taaruda, kui meil on all väga suured, peaaegu mähkme mõõtu sidemed.
ja viimase asjana mul siin kotis tegelikult ongi siuke asi nagu peripodul. Ma ei tea, kuidas see eesti keeles on. Kindlasti haiglas antakse ka mingisugune pudel, millega siis saab pissil käia, et natukene leevendada seda tingling tunnet. Aga kuna see on siuke, mis on suunatud ilusasti ülesse poole, siis mulle tundub, et sellega on natukene võib-olla mugavam käia. Nii et ma võtsin ja haarasin endale selle ka. Kolmas hügieenitarvete kotikene on siis mõeldud for the girls ehk et lootuses, et ma saan ilusasti imetada, on siin mõned väiksed asjakesed mul kaasas. Kõige esimesena siis taaskasutatavad rinnapadjakesed. Et juhuks kui lekib, siis saab ilusasti kasutada. Ja siis on selline piima kogumise atribuutika. Ehk et kui ma ühelt poolt imetan, siis teisele rinnale saan panna selle, et ta loodetavasti siis kogub tilkuvat piima. Ja samal teemal siis kotikesed, kuhu see piim pärast panna, et ma saaksin sügavkülma panna. Ja kui on vajadust, siis seda kasutada. Ning siis on meil siin nibukreemikene otse loomulikult, sest ma saan aru, et selle õige haarde leidmine võib võtta natukene aega ja siis on see protsess võrdlemisi valusakene ja samal teemal on mul kohe ka siuksed silveretid. Mul lemmik YouTuber Zoe Zag soovitab neid täiega, et paned törtsukene oma piima siia sisse, paned peale ja siis ta aitab kiiremini parandada neid rinnanibusid, pluss ta aitab eemal hoida seda kangast ja kõike, mis vastu läheb, et kuna ta on ikkagi siuke nagu tugevam. Nii et sellised asjad for my boobs. Vannitoa asjadest on meil siis vaja veel ühte suurt käterätikukest, eelistatavalt tumedat öeldi, et arusaadavatel põhjustel. Nii et haarasin endale selle mõnusa pehme kaasa ja siis veel vitamiinid karbikese sees. Viimaste asjadena minu kotis on siis veel riided ja kõige esimene ese siin võib-olla tundub paljudele kummaline ja nende kotis seda ei leiduks, aga mul on kaasas selline asi nagu sünnituskleit, mis on siis spetsiaalselt loodud sedasi, et oleks hästi mugav, aga samas ka hästi lihtsasti ligipääsetav. Ehk siis, et kui arstidel on vaja teha epiduraali, siis alaseljas on siuke ilus kaar, kuhu saab selle panna. Kui on vaja KTG külge panna, siis saab külje pealt lahti teha. Kui on vaja skin to skin teha, siis saab eest lahti teha. Ehk siis ta on hästi selline praktiline kleidikene, ülimõnusast pehmest materjalist. Ja mis ta mulle annab on see, et kuna mul on pigem haiglakitlitega hästi negatiivsed assotsiatsioonid, siis ma ei taha, et need mõjutaksid mind sünnituse ajal. Nii et sellepärast ma otsustasin, et ma haaran endale sellise kleidikese ja siis väiksed sussikesed, millega seal ringi taaruda. Et need Birkenstockid on siis sellisest materjalist, et põhimõtteliselt kõik läheb puhtaks, aga samas nad on üli mugavad, mida kanda, nii et need tulevad ka minuga kaasa. Ja siis riietest on meil põhimõtteliselt ainult 2 asja veel. Meil on pidžaamad, ma jumaldan neid H ja M-i pidžaamasid. Lühikesed püksid ja lühikene topikene, maailma kõige mugavamad asjad, mis mul seljas üldse olnud on ja ma kujutan ette, et peale sünnitust ma elan nendes. Siis on koju minekuks mul siuke väikene dressisetikene taaskord, et oleks hea mõnna, mugavad riided ja imetamisrinnahoidjad, nendest ei pääse mööda. Liisa Viiart siis soovitas Calvin Kleini omasid. Davai, proovime järgi. Tegelikult mul on hetkel ka üks seljas ja tõesti on hästi mugavad. Nii et haarasin endale neid ka päris mitu tükki. Ning sellega ongi vist, üks asi veel. Joogipudel. See on hädavajalik, nagu ma aru saan, siis kõrrega joogipudel, mis oleks suur, et sa püsiksid ilusasti hydrated. Et sa oleks ilusasti sisemiselt niisutatud. Siis sellise suure pudeli võtsin endale Amazonist ja kõrrega, kuna ma saan aru, et tuhude vahel on väga raske mingisugust muud varianti kasutada. Nii et see on see, mis läheb kõik minu kotti. Nii, nüüd on aeg beebikott pakkida ja see peaks olema selline, kus on kõige vähem asju, et teoorias ei tohiks tal haiglas olles väga midagi vaja olla, et ma tema nii-öelda sellesse hügieenitarvete kotikesse panin küll mähkmeid, mida kindlasti antakse ka haiglas, aga just in case siis võtsin niisked salvrätikud. Mulle tundub, et väga paljud emmed soovitavad seda, nii et mõtlesin, et proovime järele. Siis pepukreemikene.
taaskord olen väga palju soovitusi näinud sotsiaalmeedias, nii et loodan, et on hea asi, tundub vähemalt puhas asi. Ja siis ma saan aru, et on vaja võtta kaasa ka kärikesed. Kuigi ma ei kujuta ette, kuidas ma nende väikeste näpukeste küüsi hakkan lõikama, aga no üks meist peab olema piisavalt julge, et seda teha, et ta ei kraabiks oma nägu. Nii et see on see, mis on tema hügieenitarvete kotikeses. Kott number 2. Siin on lihtsalt siis erinevas suuruses põhimõtteliselt neid musliinlapikesi, tekikesi, mida siis kasutada kõige jaoks, ma saan aru, põhimõtteliselt. Mul sõbrana just küsis, kellel endal on lapsed vanemad 10 ja saab kohe vist 7. Et mis teema selle musliiniga on, et miks see järsku nüüd uuesti nii popp on? I don't know, ma lähen lihtsalt haibiga kaasa ja tundub, et see võiks olla lihtsalt siuke mõnus materjal ja kasutame siis seda kõige jaoks ning ma panin siia ka swaddle tekikese. Ehk et proovime teda ilusasti kokku pakkida, nii et tal oleks võimalikult mõnus cozy magada täpselt samamoodi nagu minu kõtus. Viimane asi oli siis beebikotis kõige keerulisem, milleks on otse loomulikult riided, sest mul ei ole õrna aimu, kas ta tuleb 50 suuruses välja, 56 suuruses välja, kas meil õues on 10 kraadi ja vihm või 30 kraadi ja leitsaks, sest tegu on ikkagi Eesti suvega. Nii et väga keeruline otsustada, mida kaasa riiete mõttes pakkida beebile. Aga ma loodan, et äkki kui meil ei ole siuke eksprompt kiire minek haiglasse, siis ma jõuan seda veel ümber vaadata ja nuputada täpsemalt ja võtta täpselt need asjad, mida meil vaja on. Aga hetkel ma pakin siis ära 2 outfiti, mis on mõeldud selle jaoks, et kui me tahame äkki pilti teha koos haiglas. Ehk et esimene siuke announcement foto outfitikene on She's Here, mis on siis väiksemas suuruses ja kui ta on suurem, siis on siuke Hello World variant ja nende outfitide juurde siis käivad siuksed armsad mütsikesed ja siis ka sussikeste, see teine sussikene, kuskil on siin see teine sussikene, aga sussikeste variandid käes, see tõttab mulle meelde, et ma ei pakkinud siia riiete alla kindaid, nii et kui me ei saa küünte lõikamisega hakkama, siis neid on igastahes vaja, nii et ma panen kindad ka siia kotikesse juurde. Ja siis täiendavalt on meil kojutuleku riiete variandina väiksem suurus on siuksed armsad püksid ja topikene. Ning siia outfiti juurde käib ka see pealipsukene. Ja kui ta on suurem, siis on kojutuleku outfiti variandina veel selline. Ja haiglas niisama oleme siis, kui ma kujutan ette, et seal tegelikult antakse talle midagi selga, aga ma võtsin igaks juhuks ühe väikse ja täpselt samasuguse suure siis outfiti ja kahepoolse lukuga, et kõik, kes mul vähegi sõbrannadest emmed on, ütlevad, et palun võtta kahepoolne lukk, et nii palju lihtsam on mähkusid vahetada ja kõike teha, nii et ma kuulasin, olin tubli ja võtsin siit sellised outfitid ja haiglas igaks juhuks üks nunnukas veel, selline väike kombe või podi. Ma ei saagi üldse aru, mille järgi neid beebide riiete nimetusi pandakse, see on täielik tuumafüüsika, aga sinna juurde ka siis sellised püksikukesed. Vot, niimoodi. Ja beebikotiga ongi ühel pool. Nii et nüüd on vaja veel ainult peikakotti mõned asjad surada. Esiteks läheb siis peikakotti kõik kaablimajandus, ehk siis kõik vaja minevad juhtmed selle jaoks, et laadida kaamerad, läpakad, telefoni, kõrvaklappe. Kõik need juhtmed lähevad siis tema kottidesse, kui ei teist on samasugune neat freak nagu mina ja mõtlete, kus saab neid ilusaid ümbriseid oma juhtmete jaoks, siis Amazon. Ja tehnika vidinatest on siis kaasas otse loomulikult AirPods Maxid, et ma saaksin vajadusel helisummutavalt sukelduda kuhugile millessegi ja seal olla. Täiendavalt igaks juhuks võtan kaasa kõlari, kui tekib võimalus oma muusikat niimoodi kuulata, siis why not. Ja siuksed nice to have asjad, mis tõenäoliselt enamus inimestel ei ole kotis, on siis selline asi, see on kosmosevalgus ja minu jaoks on üks kõige mõnusamaid asju see, kui me õhtul läheme magama. Niimoodi, et see valgus põleb, sest see on siuke kuu ja siis nagu aurora ja ma kujutan ette, et kui sünnitustegevuse ajal mul on vaja natukene oxytocinit juurde saada, siis selle lisamine võiks kaasa aidata. Ja siis, kuna ma sünnitan ikkagi suvel, siis ma võtsin Amazonist ka siukse väikse käsi, mis asi siis on, fänn. Ehk et ilusasti, kui meil on väga palav, siis Peika saab hoida seda ja jahutada mind natukene sel ajal, kui ma seal sujuvalt pressin. Ja siis tehnikaasjadest on meil veel
väike kaasaskantav valgemüra masin, ehk siis Hatch Go on see vist mudeli nimi, kui ma ei eksi. Väga meeldib. Üli kvaliteetne, stiilne ja 12 erinevat režiimi oli, kui ma ei eksi, et saad südamelöök, valget müra ja kõike muud ka. Ja siis otse loomulikult võtan ma kaasa kaamera, sest ma kujutan ette, et sellest pisikesest printsessist ma võingi pilte tegema jääda. Ning peikakotti lähevad veel osad minu snäkid. Kõige esimese asjana, kõige olulisem asjana läheb sinna Red Bull, kuna ütlen ausalt, olen sõltuvuses. Ehk et ma olen alates 15. eluaastast Red Bulli joon, ma kohvi ei joo, ma jumalan Red Bulli. Ja mul on elus olnud siis 2 etappi, kus ma olen Red Bulli saanud juua. Et üks nendest oli, kui ma Ironmaniks treenisin, siis ma olin 1 või 2 olin ilma Red Bullita lihtsalt selle jaoks, et hoida oma südametegevus võimalikult madal, et ma saaksin ilusasti Ironmani teha võimalikult heade tulemustega. Ja nüüd ma ei ole siis 9/10 kuud saanud seda juua, sellepärast et siin on ikkagi igasuguseid põnevaid asju, mida võib-olla rasedana ei tahaks endale kehasse panna. Ja ma kirjutasin oma ämmakale konkreetselt niimoodi, et kas ma võin sünnituse ajal nagu Red Bulli juua ja et see, et keegi üle mult selle küsinud, aga anna kuuma. Nii et ma ühe Red Bulli siis endale luban seal ja snäkkidest on mul siis kaasas veel gluteenivabad Jaffa küpsise tuup ja siis gluteenivabad Kinder Bueno tuubid. Et need on need 2 asja, mida on raske saada. Nii et need ma panen juba ilusasti kotti valmis ära ja ülejäänud snäkid siis saab jooksvalt otsustada ja vaadata, et mille isu mul siis on siis, kui me päriselt sünnitegevust tegema läheme, kuigi ma saan aru, et ega vist keegi väga seal süüa otseselt ei taha, aga need on need asjad, mis siis ma viskan praegu juba peikakotti ära ja eks ta siis ise pakib ülejäänud asjad. Aga ma loodan, et sellest videost oli ehk kellelegi abi, sest ma tean, et ma ise vaatasin väga palju haigla pakkimise videosid ja sain sealt inspiratsiooni ja natukene know-how'd ja natukene aitas see ka maandada ärevust, et mis siis, kui ma unustan midagi olulist. Nii et ma loodan, et äkki kellelgi teist oli ka sellest kasu ja egas midagi. Järgmine video näeme. Tšau! Rose-colored glasses do wonders to a spark.